Oktoober, 10. kuu, tasakaalu ja ilu otsija. Sa oled diplomaatiline, õiglane ja romantiline. Oled rahuloov ja kunstiline. Sinu ülesanne on oma suguvõsa rahalise kapitali suurendamine. Sa pead kordades rohkem saavutama, kui keegi teie suguvõsas enne on seda teinud. Ehk siis, mis see tähendab? Seda, et kui keegi suguvõsas on teeninud mingi X summa, ta on võib-olla väga edukas oma selle ametikoha peal, siis sinu eesmärk on teenida mitmes X korras rohkem. Sa oled tegelikult väga selline, kuidas ma ütlen, edasipüüdlik. Sa võid saavutada väga suuri asju ainult kui sa hakkad liikuma. Sinu selline negatiivne pool selle asja juures on see, et sa võid hästi palju unistada, sa võid jälgida teisi inimesi, kes on juba edukad, aga sa ei tee nagu veel ühtegi sammu selleks, et ise edasi minna. Ja kuigi sul on väga suur ülesanne seda teha. Ehk siis sinu puhul on see, et sa kas üldse ei astu tegevusse või jälgid neid teisi inimesi ja kritiseerid neid tohutult, ütleme siis niimoodi, jah. Aga sinu väga suur ülesanne on siis kapitalis mitmekordistuda oma siis eelkäijatest, ehk siis sinu suguvõsas, kes on eelnevalt seda juba teinud. Vot, kui sa oled huvitatud teistest kuudest, siis YouTube'is on üleval. Ja kui ei ole veel üleval, siis tuleb kohe sinna üles kõikidest kuudest, nendest energiatest, käi kuulamas, jaga teiste inimestega ja kommenteeri sinna, kui tundsid ära või tahad midagi lihtsalt öelda. Ja numbrite keele kohta leiad informatsiooni Instagramist, TikTokist, Facebooki suletud grupist, avalikust lehest saad kirjutada mulle sinna ja saad ka meilile jätta kirjakese. Kas või sellest, et mis sind huvitab, mis teemal ma võiksin teha mingi video. Mina olen Merike, numeroloogia psühholoog ja see on numbrite keel. Tšau, tšau.